Aga nüüd mul ongi, nagu ma juba näen ilusti, meil on siis Euroopa Parlamendi saadik Yana Toom. Tervist! Kas meil on ühendus täitsa olemas? Tere, ma loodan, et mind on kuulda. Oi, väga hästi on kuulda. Hästi on näha, hästi on kuulda. Aitäh ja tere tulemast meie konverentsile. Ma annangi kohe sõna üle, et me ajaga ilusti saaksime kaasas käia. Nii et palun, Yana Toom. Tere hommikust kõigile. Rõõm on teid näha. Teid on ikka palju, kui eespoolt vaadata. Enne kaamera näitas mulle teie selga, mõtlesin, et seal on 4 inimest saalis, kõik on Zoomis. Aga olete ilusti kohal. Nii et rõõm siin olla ja tänud, et kutsusite. Vabandage, et ei saanud ise tulla kohale. Meil on teatavasti kampaania. Ja sellest kampaaniast ma tegelikult alustangi. Sest täna hommikul, ärge kartke, see pole mingi nagu propaganda jutt, lihtsalt selline imelik asi juhtus minuga. Täna hommikul seisin ma ühes telgis Tallinnas Ehte peatuses, mis seal jagasime söörikuid ja kohvi, kõik oli väga tore, no nagu ikka erakonnad teevad kampaaniat. Siis minu juurde tuli rattaga üks härrasmees, no nii ütleme 75+, hästi kuri selline härrasmees ja hakkas mu peale karjuma. Ja karjus ta täpselt seda, et ega teil häbi ei ole, proua Toom. Teie seniilne ema, kes on 90 aastat vana, kandideerib Tallinna volikokku. Tema koht on metsakalmistul. Te olete nõukaajas kinni jäänud ja kõik see nagu. No kuidagi me rahustasime ta maha ja niimoodi karjudes ta siis sõitis minema. Ja ma hakkasin mõtlema selle peale. Muidugi, poliitikutel ongi paks nahk. Ma hakkasin mõtlema siis, et mu ema on tõesti 88, tõesti kandideerib. No 88 ei ole väike vanus. Tal on omad terviseprobleemid, mida ei ole mingisugust dementsuse märki. Selles mõttes, et ta on terav, ta on hea jurist, ta on strateegilise mõtlemisega, no vahest ma ei hakka siin nagu kirjeldama, on ka vanemad inimesed saalis, saate ise aru, mis kõik selle vanusega kaasneb, füüsiline nõrkus, aga vaim on selge. Ja siis, kui Signe Riisalo ütles, et on väga oluline, et vanemad inimesed räägiksid ise enda eest ja nendel on vaja anda see hääle võimalus, siis ma tulin kuju peale seda sõõriku jagamist ja vaatasin põgusalt valimisnimekirju Tallinnas. Ega väga nagu seeniore seal ei ole. Ja täna ma sain väga selgelt aru, miks. Sest tema nagu rääkis mulle, et kuule, ma lähene, ma saan ju jälle nagu sõimata ja kõik see. Tegelikult see on ju sama valus, kui sind sõimatakse või sind kuidagi üritatakse tõrjuda, mis iganes tunnuse pinnalt, ütleme. Euroopa Liidus ja ka rahvusvahelises õiguses on selgelt keelatud diskrimineerimine 6 tunnusel, kus on rass ja keel ja seksuaalne sättumus, puue ja ka vanus on seal sees. Aga mulle tundub, et meie ühiskonnas me ei ole veel nii, kuidas ma nüüd ütlen viisakalt, tolerantsed või ühesõnaga, meil on see probleem selgelt olemas. Kui me vaatame laiemat pilti Euroopa Liidus, et Eurobaromeetri kohaselt 40% Euroopa eakaid tajuvad diskrimineerivat suhtumist kas tööl või siis kuskil avalikus ruumis või ka avalikus sektoris. Ja see on tegelikult reaalsus ja see on väga kurb reaalsus. Meil on õnneks läinud praegu see praktika, et me enam ei näe töökuulutustes mingisugused piirangud, et võtame ainult, ma ei tea, kuni 40 aastat vanat või midagi sellist tööle. Sellegi poolest reaalses elus me ju kõik teame, et see diskrimineerimine eksisteerib. Ja see on päris vastik. Ja tegelikult üldse, kui vaadata seda, ma kuulasin, mida rääkis minister Riisalo, see on kõik väga õige, aga me peame pidama meeles, et me oleme ise üks Euroopa Liidu osa ja me oleme ka laiemas mõttes selle Euroopa osa ja selle aasta alguses Euroopa Parlament võttis vastu sellise resolutsiooni, mille pealkirjaks oli vana kontinendi vananemine ja mis väljakutsed sellega kaasa tulevad. Ja tegelikult pilt on päris nukker. Kui me vaatame, et aastal 1960 Euroopa elanikkond moodustas mingi 14% maailma elanikkonnast, siis täna see protsent on 7. Aastaks 2070 see on 4%. Mis tähendab seda, et Euroopa elanikkond saab olema 4% maailma elanikkonnast. Me olemegi vana ühiskond ja me vananeme väga-väga ruttu. Meil on aastaks 30% inimesi vanuses 65+,
aastal 1960, need oli 10%. No tegelikult ma selle aastaga 60 väga ei võrdleks, sest peale teist maailmasõda selge see, et kui terved põlvkonnad olid hävinud sõjas, siis lihtsalt need vanu inimesi peale sõda nii palju ei olnud. Aga sellegi poolest vahe on ikkagi 3-kordne. Ja see on päris selline mõtlema panev asi. Aastal 2000 jällegi, 60. aastal naise kohta Euroopas sündis 2,5 last. Täna on alla 1,6, ma ei tea, kuidas seda nagu käänata õigesti, on väga imelik kuidagi niimoodi 0,6 last arveldada, aga sellegi poolest. Ja selleks, et see elanikkond nagu taastaks, et oleks jätkusuuteks, peab olema 2,1 last. Seda meil ei ole ega ilmselt ei tule ka, kui me vaatame neid tendentse, mis on. Aga samas, kui me vaatame seda statistikat, reeglina pannakse nii, et inimesed vanuses 65+, aga me teame ju kõik väga hästi, et 66-aastane inimene ja 96-aastane inimene, need ei saa nagu ühe puuga mõõta nii-öelda. Need on ikka väga erinevad olukorrad. Nii et kui vaadata seda vanemat gruppi, siis inimesi vanuses 80+, nende arv varsti 2-kordistub ja aastaks 2050 need on Euroopas peaaegu 12%. Kujutage ette, inimesi vanuses 80+ on 12% elanikkonnast. Aastal 2006 ehk siis 14-15 aastat tagasi meil oli 4 töötajat ühe pensionäri kohta. Aastaks 2050 meil on 2 töötajat ühe pensionäri kohta. Mis tegelikult paneb muidugi meeletu surve sotsiaalvaldkonnale. Ja Euroopa Liit muidugi näeb neid probleeme ja kõiki neid probleeme, millest ka rääkis ka minister Riisalo, kõik teavad, et siin niimoodi on. Aga siin on Brüsselil lühikesed käed midagi reguleerida, midagi peale suruda, sest te teate väga hästi, et Euroopa Liidus on olemas aluslepingud, mille alusel Euroopa Liit tegelikult funktsioneerib. Ja seal on väga selgelt paika pandud, mida me teeme ühiselt. Ühiselt me teeme seda, et meil on ühisturg, meil on kaubalepped, meil on vaba liikumine, tööjõu vaba liikumine, teenuste vaba liikumine, nii edasi, kaupade vaba liikumine, aga sotsiaalpoliitikat iga riik ajab ise oma äranägemuse järgi. Ja siin ainuke asi, mida saab teha Euroopa Liit, ehk siis Brüssel, nii-öelda Brüssel. Kusjuures, kui me räägime, et Brüssel midagi otsustab, me peame alati mäletama, et see pole Brüssel, et pole mingid Belgia ametnikud. Need on kõik inimesed, kes tulid kokku, kes olid valitud ja tulid kokku erinevates liikmesriikides, kes otsivad mingid kompromissid Brüsselis, tõsi küll, aga need pole mingisugused suvalised võõrad inimesed. Seal on ka meil oma sõna, oma hääl. Aga ainuke, millest me saame kokku leppida, on see, et me hakkame soovitama liikmesriikidele, kuidas minna edasi. Ja minu enda hinnangul seda süsteemi tuleks muuta. Me peaksime liikuma selles suunas, et sotsiaalne valdkond oleks meil enam-vähem ühtne Euroopa Liidus, mis ei tähenda, et peavad olema ühtsed toetused, ühtsed pensionid ja nii edasi. Aga sotsiaalne ebavõrdsus liikmesriikide vahel tegelikult tähendab seda, et mõned riigid jooksevadki inimestest tühjaks. Ja see, mida Euroopa Liidu suhkelt nimetatakse tööjõu vabaks liikumiseks, tegelikult mõne riigi puhul tähendab emigratsiooni. Ei hakka näitama näpuga, aga üks meie naaberriik on väga halvas demograafilises seisus just tänu sellele, et väga paljud noored inimesed, rohkem veel kui Eestis, suundusid tööle kuskile mujale, teistesse Euroopa Liidu liikmesriikidele, kasutades seda vaba tööjõu liikumise õigust ja sinna nad jäid. Mis tähendab seda, et kui tekivad sellised liikmesriigid, kus see vananeva ühiskonna osakaal on veel suurem, siis kahtlematult on väljakutse tervele Euroopa Liidule muu hulgas. Aga kuidas seda lahendada demograafiliselt? See on eraldi debatt. Me kõik teame, kuidas Eestis suhtutakse sellesse mõttesse, et me tulevad mingisugused sisserändajad sille sisse, ükskõik mis päritolu nad on. See meile ei meeldi, aga kas me saame ise hakkama selle tasakaalu otsimisega? Näitab tulevik, eks me püüame, aga mina siin väga optimistlik ei oleks. Mis puudutab neid väljakutseid, mis seisavad vanemate inimeste eest. Me teame need kõike väga hästi ja minister rääkis sellest päris palju. Aga muu hulgas on ka selline asi, et meil on ette nähtud mingisugused võimalused, mingisugused soodustused, me kuidagi rohkem pöörame tähelepanu
inimestele, kellel on mingi puue või kellel on mingid erinevad vajadused. Aga tegelikult de facto nii-öelda vana inimene, kui ta on väga kõrges vanuses, ta ongi puudega faktiliselt. Aga samas, kuna see on nii-öelda normaalne füsioloogiliselt, et sul 90-aastaselt ei ole kuulmist või nägemist või mida iganes, siis tihti lugu seda inimest nagu ei võeta puudega inimesena. Ja see on muidugi suur probleem just selle süsteemi sees. Jällegi see, millest rääkis minister, et ei ole mõeldav, et me saadame kõik oma vanemad hooldekodudesse. No see ei ole mõeldav ka finantsiliselt, me teame seda väga hästi, et see hooldekodu koht on ikka kallis lõbu. Mun endal oli isa, kes lahkus eelmisel suvel pikalt hooldekodus ja ma pean ütlema, et kui ma ei oleks Euroopa Parlamendi liige, siis vist ma ei saaks hakkama selle nagu väljakutsega, ütleme niimoodi. See on ikka päris kallis lõbu olnud. Aga kui ma vaatan Belgiat jälle, seal need vanu inimesi lihtsalt pole tänavatel. Nad seal ei liigu ja kui hakkad huvi tundma, siis saad aru, et ongi selline traditsioon, et saadetakse hooldekodudesse. Ja siin tulen järgmise teema juurde, pandeemia. Belgias, see kõlab väga võib-olla halvasti, aga see on fakt, et sisuliselt terve põlvkond suri ära pandeemia jooksul. Sest nad ei suutnud tagada seda ohutust, nad ei suutnud tagada seda mitte nakatumist ja minu maja kõrval, kus ma elan, on üks hooldekodu ja see oli õudne vaatepilt, kus lihtsalt liikusid need autod iga päev mitu tükki. Täitsa nagu kole oli, nii et Eestil läks päris hästi. Aga mida ma tahan öelda, et see pandeemia tegelikult ta muutis ka kogu Euroopa Liidus demograafilist pilti. Ja me nägime väga hästi, et just vanemad inimesed on haavatumad, just vanematel inimestel napib, esiteks immuunsus ei ole enam see ja see oli probleem kogu maailmas ja ka Euroopa Liidus. Aga see näitas taaskord, kui haavatud on vanad inimesed, et kuidas tuleb pöörata nendel tähelepanu. Ja siin ma väga loodaksin seda, et kui Euroopa Liit hakkab tegema selles suunas mingisugused samme, praegu töötatakse välja vastava strateegia, siis Eesti ikka tuleb sellega kaasa. Sest ma ei tea, kas ma olen aja sees, andke mulle märku, kui ma olen liiga siin pikalt. Vist hakkab aeg otsa saama, jah? Aeg hakkab vaikselt otsa saama, jah. Selge. Aga mida ma tahan öelda, et tegelikult meie ühine ülesanne olekski anda ühiskonnas, anda poliitikas võimalikult rohkem sõna eakatele inimestele, sest poliitikud teevad täpselt seda, ütlen teile kui poliitik, kui tuleb surve ühiskonna poolt. Kui survet ei tule, siis probleeme ka ei lahendata. Mitte, et me nendest ei teaks, aga kui on selline hästi organiseeritud tugev huvigrupp, siis sellele huvigrupile tullakse vastu. Nii et kui me ühendame nii-öelda jõud ühelt poolt teie, teiselt poolt poliitikud ja kolmandalt poolt Euroopa Liit, siis me teatud väljakutsetega saame ilmselt hakkama. Aitäh! Suur aitäh, Yana Toom!